Metsas tunnen kõiki raadu, olgui torm või olgu saadu. Tean, kus lind või loom on peidus, minuga valus ja nõudus. Tasa metsas kõnnib keegi, näete, teada on mul seegi. Hetkeks varjun puude taha, sealt on väga hästi näha. Mina ei jõua enam kõndida. Aga koju peame me ometi saama. Ei vii ometi metsa jääda. Jälle see sama kivi. Juba teist korda jõuame ometi selle sama kivi juurde. Istume natuke, puhkame jalgu ja siis lähme edasi. Varsti läheb pimeda. Ma arvan, et me oleme kodus kaunis kaugel. Pane sinu pea minu õlale ja proovi natuke magada. Mis see oli? Öökull huikas. Ma kardan, Kusti. Ära karda. Öökull ei tee sulle midagi. Parem ütle mulle, kas sa nüüd jõuad kõndida. Nüüd ma ikka jõuan, aga ma kardan. Vaata, hakkabki juba pimedaks minema. Siis jääme ööseks siia. Ei, siia kah ei taha jääda. Koju taha. No kuidas siis saab? Maga veel. Varsti läheb valgeks, siis hakkame minema. Kuule poiss, aita tukkumisest. Kas sina ütlesid midagi, vanatädi? Tõuskaga üles juba, hakkame minema. Tõesti, kas juhatab meid koju? Me oleme juba hommikust saadik metsas ja meil on külm. Ära tüdruka üles juba, hakkame minema. Ütle ennem, kuidas sa teadsid siia tulla, vanatädi? Ega ometi ema meid otsima ei saatnud. Küll ma minnes kõlenen. Ära tüdruka üles, lähme. See on ju iti. Miks pärast sa tüdruk ütled? Ütle iti. Iti, ärka üles. See on üks vanatädi, kes viib meid koju. Vanatädi koju? Ja, koju. Vanatädi teab, kus me elame. Rutem, hakkame juba minema. Rutem. Muidu hundid söövad ära. Noh, oleme ka kodus. Kasige sisse. Kuidas? Tädi, see küll meie kodu ei ole. Küll ta on teie kodu ka. Ära sa targuta ühte poiss, muidu kepisin teda kepiga. Vanamees! Ma olen unes, mida? Nüüd pole mul enda vanu konte nii palju vaevata. Ära karju, ma kuulen küll, ega ma kurt ei ole. Tõin lapsehoidja ja sigade söötja. Viskan need siia üles, las ma vaatan, millised nad on. Mis sa neist ikka praegu vaatad? Hommikul näen, panen nad vara hommikul tööle ka. Las lähevad magama. Et valges näen. Katsuge ahju taha magama saate. Aga ometi tahame süüa saada. Süüa ka tahab teine. Too marjakorvid siia. Muidu õgid mul marjatöösel ära, kus selle kahju ots on. Poeg ahju taha, küll ma teile sinna süüa toon. Siin on teie õhtusöök. Hirm sa ei tunne nägusi. Tead, Iti, asi on halb. Me oleme vist mõne kurja nõia küüsi sattunud. Inimesest, vanaidest pole midagi kurjemat. Ja siis ma nägin ka veel, et sel vanamehel, kes seal ahjul pikutab, on just peas väiksed sarved. Tasa, Iti, ära nuta. Katsume siit minema saama. Ootame, kuni vana moor ja vana ätt sügavasse unne on läinud. Siis jookseme ära. Nüüd aga teeme nii, nagu oleksime magama jäänud. Nüüd, Iti, tõuse üles. Nüüd võta käest kinni ja tule mulle kikivarvul järele. Vaata, et sa vähematki kolinat ei tee. Sest nõiamoorid on erksa unega. Magades valjusti nurskavad.
olen mina ja sina oled mõhk. Hoian kinni nina, sest sinus paks on õhk. Mõhkja olen mina ja tölpa oled sa. Lõõristad vaid niina ja lollpea oled ka. Kõht on koole tühi, ta lausa pilli lõõb. Kõht on koole tühi, ta lausa pilli lõõb. Tee lahti, vanaid! Tee lahti! ärge ust ära lõhku, kohe teen lahti. Vanaid, anna süüa! Ei ole mitte midagi anda, kasige magama. Süüa, süüa! Vaadake ise, vaadake potti, vaadake ahju, pole mitte midagi. Siin on teile kondid, närige ära ja kasige magama. Veel! Vait olge, pole midagi anda. Katsuge, et te magama saate. Päevavargad terve päeva ajavad metsas ümber, aga koju ei too midagi. Kus ma teile selle söögi võtan? Ma viskasin sinna nurka 2 tetre ja 1 sookana. Jaa, aga miks ise 3 parti teil ära sõid? Kas kuuled? Metsas võib enesed täis ja kodunt tuleb süüa otsima. Kas ma küll ei ole sulle öelnud, Mõhk, et metsas ei tohi süüa? Et kõik peab koju tooma, mis te kätte saate. Tölpa valetab. Vaid silmapilk. Kui te rahule ei jää, ma võtan Atti kargu. On alles poisid. Üks on loll ja teine laisk. Oota, Mõhk, mul on üks närimatu kont. Näed, siin kondil on neil lihagi küljes. Sa valetad, see on näritud kont. Ei ole näritud. On küll näritud. Närimata. Näritud. Vaid poisid. Idi nõuvis Vana-Marja pojad, kes praegu jahilt koju tulid. Ühe nime on Mõhk ja teine on Tölpa. Mõlemad on nii hirmsad ja sarved on neil ka. Nad on vist magama jäänud. Katsume, et minema saama. Kes siin kola? Ei keegi. Ah, või ei keegi. Või ei keegi. Aga mis asi siis sina siin mul keset tuba oled? Või ei keegi. Küllalt te tahtsite ära joosta, mu tibukesed. Aga kuulake nüüd teraselt, mis ma teile ütlen ja pidage hästi meeles. Põgeneda te siit ei saagi. See koht, kus te praegu olete, on inimeste elumajades nii kaugel, et siit otsida keegi teid ei tea. Siin te mul olete ja siia ka jääte. Mul on just niisuguseid tibukesi tarvis, kui teie olete. Kui te siiski nii rumalad olete ja ära joosta katsute, siis eksite metsa ja hunt tuleb, kisub teid lõhki. Aga kui hunt teid lõhki ei kisu, siis leian mina oma tipukesed üles. Toon nad koju tagasi ja lasen oma pojad ennad ära süüa. Kellega sa tänitad Eit? Sellega, kellega tarvis on. Ei tea, mina nagu tunneks mingit imelikku haisu. On jah mingi imelik hais. Jah, see on inimese hais. Noh, aga mis siis, kui siin ongi inimene? Mis sul inimestega asja on? Ei kedagi, ära sööksin. Jää ka magama, Mõhk, ära mureta, nüüd pole ühtki inimest. Püsti, poisid! Metsas on kitsed, jänesed, konad, jämblikud, ruttu metsa! Lähme, Tölpa, ma tean üht küüni. Läki pikutama, norinal edasi magama. Lähme parem sohu. Lähme mätta lõõtsuma. Lähme puulatvu painutama. Minge metsa! Üles! Mis viga? Üles, ega mul siin laiskvorste tarvis pole. Tüdruk, ära sina virise, sina hakkad last hoidma. Tule kiiguta last ja vaata, et ta hälliks maha ei kuku. Kui ta ärkab, võta ahjust piimapudel ja anna talle juua. Sina, poiss, tule välja. Sinu töö on õues. Rohib peenraid ja kitkud sigadele rohtu. Aga vaata, et sa kunagi kaugemale metsa ei lähe. Muidu tulevad hundid ja pistavad su nahka. Tule! Namm. Ai, lase lahti. Ma toon sulle kohe jämm. Piimanahjus oota. Namm. Juba tühi, enam ei ole jämm. Ma ei tea küll, kui suur sa seal hällis oled, aga sellest piimast oleks jätkunud nii minule kui Kustile. Tipp-täpp. Oh, kui suur sa oled. Ja ikka veel hällis. Oota, ma tõstan su maha, siis teed tipp-täpp. Oh, sul on nukid peas. Nukitsa mees. Mina hakkan sind nüüd nukiks hüüdma. Järele, kas kuuled? Poiss, kui sa silmapilk rahule ei jää, kallan ma sulle külma vett kaela.
noh, kas juba tööd tehtud? kohe. aga ütle, vanatädi, millal sa meile süüa annad? meie kõhud on hirmsalt tühjad. Süüa? Sa oled, nagu ma näen, kaunis terane poiss. Aga kuidas sa nii vara hommikul süüa tahad? Seda ma küll ei mõista. aga me pole Itiga midagi hommikust saadik midagi söönud. Ega siis mina teid ometi järele ei hakka söötma. Mis te olete kunagi söömata jätnud? Tee aga tee tööd. Küll siis saad süüa, kui söögiaeg käes. Kas sa lapsele süüa andsid? Jah, vanatädi, ta jäi pudeli tühjaks. Ei oleks pidanud kõike andma. Vala nüüd vesi patta ja pane nad tulele. Viska nurgas sooga nad sisse. Said aru? Eit! Mis sa tahad? Mis ma tahan? Oma asi, mis ma tahan. Noh, räägi. Kuule, süga mu selga, sügeleb koledasti. Tüdruk, pane pada lauale ja kutsu poiss ka sööma. Liha ei ole ju veel pehme. Kes siis pehmet liha sööb? Liha tahab ikka närimist, siis on õige mekk. Kutsu poiss sööma. Kusti, tule sööma. Kuti kuti päh. Hakake aga sööma. Nii tibukesed, lõpetage söömine, aitab nüüd. Pange pada ahju tagasi. Aidake vana ätt ahju otsa. Nüüd poiss hagu tooma ja tüdruk kiiresti tuba koristama. Kuniks ma leiba luusse lasen. Olgu teil kõik tehtud. Ja ärge mõteldagi ära põgeneda. Iti, tule ka õue. Kui sa teaksid, kui väsinud ma olen. Need hirmsad sead ei saa kindlasti kõhtu täis. Nad on nii näljased, et nad mu enda ära söövad. Ega nad näljasemad ikka ei ole kui see poiss, keda mina pean hoidma. Ja joob piima nagu ka on. Aga karjub ikka njäm-njäm. Kui ma teda vähegi keelama hakkan, kisub mind ühte lugu juustest. Oota, Iti. Selle kombe ma harjutan talle varsti ära. Kusti, kui me õige katsusime põgeneda. Ole kannatlik. Küll ma ütlen, kui paras aeg on. Kusti, ma olen väga väsinud. Lähme poeme vaikselt ahju taha ja magame ka ise veidikene. Nii siis tehakse tööd, ma võtan kepi. Sa vanatädi muudki ei tee. Käsib meil ühte lugu tööd teha. Lase meil ometi veidike puhata ja mängida. Meie tööpäev on liiga pikk. Nii. Või sina nõuad lühemat tööpäeva. Nüüd on Mõhul ja Tõlpal vaja säärast juttu kuulda. Siis on nad juba lõuna ajal kodus. Ega ei saa neid enam. Kuuma ahju roobigagi neid metsa tagasi. Hoia poiss, et sa nende kuuldes niisugust tästitusjuhtu ei aja. Muidu ma võtan kepi ja näitan teile. Anna siis vähemaltki paremat süüa, vanatädi. Paremini süüa? Mis sa ütlesid? Paremini süüa? No mina tahaksin teada, missugune see veel parem söök peaks olema. Paremini süüa. Vaikust! Kas saab ometi vaikust? Kusti! Oi, kes mind hüüab? Siin te oletegi. Sa kitkud metsa moori peenad ja ei mõtlegi koju minna. Aga ometi peate koju minema. Mõtlen küll, aga iial ei saa põgenema. Päeval valvab meid vanaid, öösel longivad hundid. Aga ometi peate koju minema. Ema ja isa igatsevad teie järele ja nutavad tihti. Vanaema ja vanaisa aina räägivad teist. Või nii, aga ütelge, linnukese, kuidas te kõike seda teate? Me lendasime koduõues teid otsimas. Te olete meie eest nii palju hoolitsenud ja meid aidanud. Nüüd tahame meie teid koju juhatada. Aga me ei tea, kuidas siit pääseda. Teie võite siit juba õige pea pääseda. Me lendasime just üle metsa ja nägime, kuidas Mõhk ja Tõlpa ühte rahapada kangutasid, mille nad juhtumisi olid leidnud. Muidugi ei saa nemad kõigest kisast ja kraaksamisest hoolimata rahapäev kätte. Nad on nii rumalad, et rahapäev sõnu ei mõista. Ma olen kindel, et nad jooksevad koju metsamajale ja appi kutsuma.
ega vanamoor sellist asja 2 korda ütelnud ta ära ei lase ning poegadega ühes läheb. Siis sa jääd koju peale haigete jalgadega vana ette. aga see ei saa teid enam takistada, kui te tahate pääseda. nüüd mine aga jälle rohtu kitkuma. Ja ära ütle kellelegi sõnakestki, et sa meiega kõnelesid. või siin sa oledki. meil tuleb sinuga üks tõsine jutt. sa jääd aina laisemaks ja laisemaks. aga vanatädi, kas juba kodus? mul on siin juba üks laiskvorst ja nüüd tuleb veel 12 juurde. katsuge, et te metsast tagasi saate. Vah, vanaeit. Meie leidsime mis te leidsite? Rahapaja. suure vasest raha sees. mis, kus te leidsite rahapaja? no miks te siis ära ei toonud? sunnikunahad. ei saanud, tule sina loe sõnu peale. Võta nõidumise raamat kaasa. igavesed vemblad. miks te siis kohe ei ütelnud? Lähme. kes seal käib? mina Kusti. ega sa ei tea, kuhu need jümpsikad ja vanaid jooksid? ah, poisid ja vanatädi, tean küll. Nad jooksid metsa, et rahapada ära tooma. Mõhk ja Tölp on rahaaugu leidnud. rahaaugu? kas raha sees? tule poiss, aita mind ahjult alla ja otsi mu kargud üles. ma lähen ise kah vaatama. poiss, tule näita, kuhu poole nad jooksid. ah, sinna või minule ei räägita midagi. küll ma neile näitan, osa neile kullaskargu. noh, poiss, täna võid sa oma porssi kaunis kaua oodata. kes teab, millal veel rahaaugu leidjad koju tulevad. katsume minema saama. paremat aega põgenemiseks ei tule kunagi. aga kuhu siis laps jääb? ta teeb endale haiget, ta on veel väga rumal. jäta oma jutt, Titi. me peame ennem iseenda eest hoolitsema. anna poisile piimapudel kätte, las imeb. Tsir-tsir, kas te juba minema ei hakka? ruttu, lapsed, tee on pikk. me tuleme kohe. Iti. käsi nurka, poiss, ja ära sikuta. aga kui me igaühes võtaksime ta kaasa, mul on nii kahju teda siia üksi jätta. tehke, mis teete, aga tehke ruttu. hea küll. võtke ühes, kui tahad. kui kodus küsitakse, siis sina ütled, et sina tõid, mitte mina. küll ma ütlen. tasa, kuulatage. paha lugu, metsakollid ajavad meid taga. tulge mulle järele, peidame end ära. kuhu nad läksid? miks sa nad üksi jätsid? kus on raha? too meie raha ära. ole vait, miks sa mind ei äratanud? tulge minu järele. nüüd olete hästi kui pääsenud, sealt paistabki teie kodu. olge tervised, armsad linnukesed. kus meie Iti ja Kusti küll olla võiksid? mina ikka loodan, et nad tulevad koju tagasi. meie ka loodame. nii kurb on ilma Itita. Kustita ka. millal nad küll tulevad? ma nii ootan. ema, isa, vanaema, vanaisa. mu kallid Iti ja Kusti. mu armsad lapsed tulitegi koju. kes see siis on? see on Metsamoori noorem poeg. Iti tõi ka kaasa. no aga palun jätame ta meile. ma ei võinud teda ju sinna üksi jätta. ta kuulab juba sõna. nojah, kui ta juba siin on, ei saa teda ometi tagasi metsa saata. las Iti kasvatab teda. ta on säärane veider ja peas on tal mingisugused nukid. mis ta nimi on? ta nimi on Nuki. see on küll veider nimi, paneme talle päris lapse nime. äkki paneme ta nimeks Ants.
oleme kokku leppinud, Nuki uus nimi on Hans. Ants on täiesti ilus poisslapse nimi. Kui ta heaks poisiks saab, kaovad ka nukid tal ära. Iti, mine pese Ants saunalaval puhtaks. Mina otsin talle riided selga. Peske ja seadke endid ka korda ja siis korraldame Antsu nimepäeva peo. Minge kutsuge kõik külalapsed ka. Ma lähen kohendan ahjutuld. aga meie teeme nimepäeva laulu. Astume siis metsa köki, keedame seal vägijoki, ühes võtame siis sõõmu, läheb valu, kuuleb rõõmu. Tarirarindaridarirarai, 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 tarirarindaridarirarai. Taiti, taiti, tarirarai, taiti, taiti, tarirarai, taiti, taiti, tarirarai, taiti, taiti, tarirarai, tarirarindarirarirarai, tarirarindarirarirarai,